Tere! Selles õppefilmis tutvustame teile segude erinevaid eraldamisvõimalusi. Kuid mis üldse on ainete segu? Segu on vähemalt 2 või rohkem aine koos esinemine ning selle koostis pole kindel. Segu on näiteks õhk, mineraalvesi või metallisulamid, sest need koosnevad rohkem kui ühe aine molekulidest. Keemias võime ainete segusid liigitada näiteks lahuseks või pihuseks. Lahus on ühtlane segu ning koosneb lahustist ja lahustunud ainest ning meil pole võimalik lahustunud osakesi palja silmaga näha. Lahus on näiteks suhkruvesi või õhk. Pihus on ebaühtlane segu ning koosneb pihustuskeskkonnast ja pihustunud ainest, mis esineb suuremate mitmete aineosakeste kogumikena pihustuskeskkonnas. Pihus on näiteks õlivärv ja majonees. Nüüd, kui teame, mis ainete segud on, võime rääkida nende eraldamisvõimalustest. Ainete segude omavaheline eraldamine on kasutusel meresoola saamisel. Aurustamise abil eraldatakse sool mereveest. 2 kõige lihtsamat ja igapäevaselt sageli kasutatavat eraldamisviisi on setitamine ja nõrutamine. Nende juures on oluline, et segu koosneks vedelikust ja tahkest suuremate tükkidega lahustumata ainetest. Lahustumata ehk suure massiga tahke aine osakesed settivad ehk vajuvad aja jooksul segu hoidvan oma põhja, sest neil on vedelikus suurem tihedus. Peale settimist on võimalik aeglaselt kallates ehk nõrutades vedelik sette pealt ära kallata. Selliseid meetodeid on võimalik kasutada näiteks liiva eraldamisel veest. Järgmine eraldamisvõimalus on jaotuslehtri kasutamine, mis on ekstraktsiooni üks alaliike. Selle abil on võimalik 2 mittesegunevat erinevate tihedustega vedelikku üksteisest lahutada. Selleks meetodiks on vaja jaotuslehtrit koos statiiviga ning anumat, näiteks keeduklaasi, kuhu on võimalik suurema tihedusega vedelik eraldada. Vedelike segu kallatakse jaotuslehtrisse ning sellel lastakse kihtidesse jaguneda. Suurema tihedusega vedelik moodustab alumise ning väiksema tihedusega vedelik ülemise kihi. Seejärel on võimalik läbi jaotuslehtri alaosas paiknema kraani alumine vedelik eemaldada. Niimoodi on võimalik õli ning vett üksteisest eraldada. Järgmisena räägime kromatograafiast. Kromatograafia abil on võimalik vedelat segu selle komponentide lahustumise võime järgi eraldada ning neid osakesi ka tuvastada. Juhtides ainet läbi meediumi, näiteks vee, kus selle koostisosad erineval kiirusel liiguvad ja seetõttu üksteisest lahutuvad. Nii saame me näiteks uurida tindi erinevaid koostisosasid. Levinud viis selleks on paberkromatograafia, kus paberiribale tõmmatakse joon, millele tehakse tindilaik. Pabeririba asetatakse veega täidetud keeduklaasi. Aga tähelepanu, tindilaik peab asetsema veepiirist üleval. Vee imendumisel mööda pabeririba ülesse on näha, kuidas tint eraldub erinevateks koostisosadeks. Nii on meil tekkinud kromatogramm. Mida paremini segu üks koostisosadest vees lahustub, seda kaugemale on see paberil veepiirist kandunud. Kui aine ei lahustu vees, siis kasutatakse lahustina mõnda muud ainet või ainete segu, nagu etanool või atsetoon. Nüüd räägime lähemalt filtreerimisest. See on veel üks meetoditest peale setitamise ja nõrutamise, millega on võimalik väikeste lahustumata ainete osakesi ja vedelikku eraldada. Filtreerimine toimub filterpaberi abil, mis on paber, milles on palju pisikesi auke, mis on piisavalt suured, et vett läbi lasta, kuid piisavalt väikesed, et tahked ained läbi ei pääseks. Samuti on võimalik koolilaboris filtreerida. Vaatleme seda protsessi katse käigus. Valmistame kõigepealt katse ette. Selleks on meil vaja filterpaberit, lehtrit, tühja keeduklaasi ning ainete segu. Esiteks on meil vaja filterpaber korralikult voltida, et seda oleks võimalik lehtris kasutada. Selleks voldi paber kõigepealt pooleks ning siis veel ühe korra pooleks. Nüüd saab paberi ühest küljest lahti tõmmata ning sul on olemas koonusakujuline filterpaber, mille saad enda lehtrisse asetada ning lehtri siis keeduklaasi tõsta. Järgmise sammuna võid võtta oma segu. Meie kasutame vass-2-sulfaadi ehk kuprumessonelja ning mullasegu. Hakka oma segu nüüd aeglaselt filterpaberiga lehtrisse kallama. Siin on oluline jälgida, et see korraga liiga palju ei vala, sest filtrimine võtab enamasti kauem aega. Kuna mullaosakesed on suuremad kui filterpaberi poolid, jäävad need lehtrisse ning kuprumessoneli filtreerub alla katseklaasi.
Destilleerimist saame kasutada erinevatest omavahel lahustuvatest vedelikest koosneva segu üksteisest eraldamiseks. Protsessi põhimõte seisneb selles, et segus olevatel vedelikel on erinevad keemis- ning aurustumistemperatuurid. Ainete segu aetakse keema ning madalama keemistemperatuuriga aine aurustub esimesena, muutudes gaasiks. Eraldunud gaas jahutatakse maha kondensaatoris ehk jahutis ning kogutakse siis uuesti kokku. Lisaks on aine koostist võimalik määrata keemistemperatuuri abil. Igal puhtal ainel on kindel keemistemperatuur. Destilleerimise läbinud vedelikku nimetatakse destillaadiks. Eraldame nüüd katsekäigust veest piiritust. Oleme juba destilleerimisseadme valmis seadnud. Võite siin näha statiivi, pliiti, destilleerimiskolbi, jahutit ning keeduklaasi. Kolvis on juba piirituse ning veesegu, mille metüüloranžiga kollaseks oleme värvinud. Veendume, et käpp oleks pliidis kõrgemal, et segu liiga kiiresti ei kuumeneks. Veenduga selles, et destillatsioonikolb ning jahuti on statiivide abil kindlalt paigas ning ei liigu katse jooksul. Nüüd lülitame pliidi sisse. Segu soojenedes on näha, kuidas piiritusaurud eralduvad ning jahutisse liiguvad. Jahutisse siseneb pidevalt külm vesi, mis jahutab tekkinud aure ning väljub kondensaatorist sooja veena. Võime näha, kuidas keeduklaasi on kogunenud piiritus ehk meie destillaat. Aurustamise abil on võimalik vedelikust, näiteks veest, selles lahustunud ainet eraldada. Selline eraldamisvõimalus on lihtne. Segu kuumutatakse, kuni kogu vedelik aurustunud on ning alles on jäänud vaid vedelikus lahustunud aine, mis nüüd tahke on. Sellise meetodiga on võimalik mereveest soola eraldada. Proovime nüüd vask-2-sulfaadi lahusest ise kuprumessonilja kristalle eraldada. Selleks võtame kuprumessonilja lahuse, portselangausi, 3 jala, metallvõrgu ning piirituslambi. Asetame 3 jala piirituslambi kohale ning metallvõrgu 3 jalale. Portselangausi koos kuprumessonilja lahusega asetame metallvõrgu peale. Süütame piirituslambi, kuumutame lahust kuni vesi keema ja siis aurustuma hakkav. Peale kuumutamist ja vee täielikku aurustumist jäävad keeduklaasi alles kuprumessonilja kristallid. Kokkuvõtteks rääkisime videos segust, mis on vähemalt 2 või rohkem aine koos esinemine ilma kindla määratud koostiseta. Segude tuntumaid eraldamisvõimalused on setitamine, nõrutamine, jaotuslehtri kasutamine, kromatograafia, filtreerimine, destilleerimine ning aurustamine.